Ajad on rasked, ma olen TikTokis shadowband, Instagrami algoritm on p***i keeratud, nii et ma kaotan iga nädal followere. Ja ma tean, et ainus võimalus, kuidas sellest august välja saada, on hakata Bolt kulleriks. Ma teadsin, et mul on vaja autot, mis oleks väike, kiire, efektiivne ja mis mahutaks täpselt mu Bolt Foodi kotti. Nii et ma tegin seda, mida iga normaalne inimene teeks. Jossin Porsche. Focus, focus, focus. Hey, where's yeah. Okei, ma tahan näha, kas Bolt Foodi kullerina actually teenib ka midagi. Eriti kui sul on mitte kõige ökonoomsem auto. Ma otsustasin seda katsetust teha õhtul, sest Tallinna liiklus on päeval väga keeratud. Kindla linnavalitsuse poolt ja kõik on üles kaevatud, nii et päeval ma kohe kindlasti seda ei teeks. Praegu on kell peaaegu 11, nii et vaatame, kas üldse tuleb mõni tellimus nagu. Okei, ma olen online. Ma olen juba veits aega oodanud ja pole ühtegi tellimust tulnud, nii et ma kahtlustan, et võib-olla mul on vale linn seal Bolti mingi kasutaja andmetes. Võib-olla ma mingi Tartu peal või Pärnu peal või kuskil. Ma võtsin nagu kliendi toaga ühendust, et ju nad kinnitavad üle, aga ma veits aega ootan veel ja kui tellimus ei tule, siis ma proovin homme uuesti. Veits flop. Okei, ma actually sain esimese tellimuse. Ma pean saama selle eest 4,84 euri. Tavai vaatame 9 minutit sõitu. No jah, sõidame siis. Kus ma keerama pean? Tule mida siin on juurde. Okei, ma jõudsin kohale vist. Ma ei tea, autoga on väga raske saada siia. Nii et ma lähen jala edasi. Nagu mul pole aimugi. Kuhu ma täpselt minema pean, aga... Esimene tellimus edukas. Delivered. No nii, ja nüüd ootame mingit uut tellimust, Parkisin siia Audi R8 juurde. Ta on ka kuller vist. Ma olen nüüd juba mingi 15 minutit oodanud. Ja pole ühtegi tellimust praegu tulnud, et ma olen Kristiine keskuse juures. Okei, ma ootasin reaalselt mingi pool tundi, et seda ühte tellimust saada. Ohu tuled sisse. See tähendab, et ma võin igal pool parkida. Türapaelad läksid lahti raisk. Balti jaamas reegelt haiseb kogu aeg. Tervist! Sularaha. Loeme üle ka, seda lasime nüüd üle või mitte. 10, 5, 16, 20. Nii et ta saab 6 senti tagasi. Põhimõtteliselt mingi tunni ajaga praegu on nagu mingi 9 euri teeninud. Põhimõtteliselt kui mingi tund aega teeks iga päev ja teeniks mingi, põhimõtteliselt 10 euri. See on nädalas mingi 70 euri ja kuus on see mingi 280 euri. Sealt mingi maksud maha ja küts ka või. Ma arvan, et profit tuleks mingi sott 50 äkki. Näe, ja mul tuli just tellimus ka. Nädala 1A. Oota, ma vaatan Mapsist. Lol, see läheb mu vana kodu aadressile. Nii et ma tean täpselt, kuhu sõita. Praegu on kokku 14, 15 eurot, ei 14 eurot. Вообще.
Kusjuures ma sain aru, et tänu nendele sularaha tellimustele tegelikult ei pea makse maksma. Sest see töötab niimoodi, et kui sularahaga ostetakse, vaata, siis sul tekib Boltis võlg ja nagu võla pealt ei maksta makse, vaata. Sa põhimõtteliselt võtad Boltilt laenu. Ma võib-olla panen täiesti segast, aga nagu mulle tundub küll nii, sest põhimõtteliselt praegu mul balance on ainult 1,47, vaata. See on tegelikult see mu nii-öelda tulu, vaata, mis ma olen 2 õhtuga saanud, aga ma olen nagu tegelikult sularahas saanud juba selle kätte, vaata, selle ülejäänu. Ja selle pealt ma ei maksa makse ju. See tõenäoliselt nad eeldavad ikkagi, et ma vaata deklareeriks selle värki, aga nagu ma usun, et keegi deklareerib nagu seda. Nii et tegelikult isegi seda 20% ei pea nagu väga arvestama saad, kui ma aus olen. Thank you. Mis kogemus mul siis lõppude lõpuks oli? Ma tegin seda 5 päeva. Iga kord umbes 2 tundi. Vahel natuke vähem, vahel natuke rohkem. Aga keskmiselt 2 tundi iga õhtu. Selle ajaga ma jõudsin teha kokku 26 deliverit. Sain 3 euri tippi. See distants, mis ma läbisin, oli 128 kilomeetrit. Palju ma siis teenisin? Ma teenisin 5 õhtuga 102 eurot, mis teeb siis umbes 80 senti iga kilomeetri peale, mis ma läbisin. Sellest umbes 20 eurot ma arvestaks kütsile, ehk siis ütleme, et mu profit oli umbes 80 eurot. Ma olen vägagi üllatunud, et see nii hästi läks, sest ma eeldasin, et ma ei jää nagu break-evenisse isegi. Esimene õhtu ma teenisin 12,24 eurot. See lõigi mu jaoks võib-olla veits nagu pretsedendi, sest esimesel õhtul ma pidin nagu suht palju ootama. Võib-olla ma olin lihtsalt mingites halbades nagu linnaosades, kus väga ei olnud tellimusi, aga teine õhtu, see oli see õhtu, kus ma tegin nagu kõige pikemalt, ehk siis umbes 2,5 kuni 3 tundi isegi. Ja selle õhtuga ma ka teenisin kõige rohkem, ehk siis ma teenisin 28,12 eurot. Kolmandal õhtul ma teenisin 21,99 eurot. Neljandal ma teenisin 15,78 eurot. Ja viiendal, ehk siis viimasel õhtul ma teenisin 21,66 eurot. Selle eksperimendi lõpuks mu see Bolti balance oli tegelikult miinuses, sellepärast ma olin sularaha saanud. See oli umbes 3 eurot miinuses. Ehk siis ma saingi kõik selle raha, mis ma teenisin nagu sularahas kätte. See ongi raha, mida ma saan nagu kohe lihtsalt kasutada. Muidugi, kui sa nagu teedki seda tööna, kui sa teed seda nagu pikemat aega, siis kindlasti deklareerige enda nagu see sularahas saadud teenistus ka, et mitte mingitesse jamadesse sattuda. Kui sa teed seda full time, siis ma ei ole sugugi üllatunud, kui sa suudad teenida üle keskmise palga. Ma tegin ainult mingi 2 tundi päevas ja mu tunnipalk tuli umbes 10 eurot. Kui teedki mingi 8 tundi iga päev nagu, või no mingi 5 päeva nädalas, siis sa võid lõvalt nagu teenida keskmist palka. Ja eriti, kui sa teed seda jalgrattaga või mingi, ma ei tea, elektriautoga või mis iganes. Kui sul nagu kütsil ei lähe raha, siis see on vägagi tegelikult tulus. Ja see töö ise on nagu tegelikult mega lihtne. See on reaalselt kõige lihtsam töö, mida ma kunagi teinud olen. Äpp ütleb sulle lihtsalt kõik ette, kuhu sa minema pead, kui kiiresti sa kuskile jõudma pead. Kõik nagu on väga lihtsaks tehtud. Nii et nagu tegelikult ma soovitan kõigil proovida seda kindlasti. Ja ma olen väga positiivselt üllatunud tegelikult. Ma ei arvanud, et see nagu ära tasub, aga see tasus end ära. Aga kui teile see video meeldis, siis kindlasti pange subscribe
Ja kui teil on ka kogemusi mingi kulleritööga, Bolt Food, Wolt Foodi, tellitoit, mis iganes, siis jätke enda kogemused kindlasti kommentaaridesse ja aitäh teile!